Lydia. Lydia, kus sa oled? Hakkame laulupeole sättima. Lydia.
Laulupidu. Laulmine on jõud. Laulmine on vägi. Да, пение как сила. Laulda vabalt, laulda vabaks, laulda koos kogu rahvaga. Петь свободно всем вместе, всем народом. Sel aastal, kui lauluväljakule laulukaar tekkis, toimus ka laulupidu. Meeletut paduvihma sadas tollel päeval. В тот день шел проливной дождь. Jah, publik pidi lahkuma. Ainult 2 inimest jäid kuulama, aga laulud jätkusid. Да, только 2 человека осталось, но пение продолжалось. kõlab ilus eesti keel. Ilusad on meie emad, ilusamad lapsed veel. Hoiame siis keelt ja lapsi, oma emasid ja maad. Ikka tasa üle silla, see on meie meelela. Meelela, meelela, meelela. Sõida tasa üle silla, kõlab ilus eesti keel. Ilusad on meie emad, ilusamad lapsed veel. Hoiame siis keelt ja lapsi, oma emasid ja maad. Ikka tasa üle silla, see on meie meelelaad. Meelelaad, meelelaad, meelelaad. Sõida tasa üle silla, kõlab ilus eesti keel. Ilusad on meie emad, ilusamad lapsed veel. Hoiame siis
keelt ja lapsi, oma emasid ja maa, ikka tasa üle silla, see on meie meelelaad. Minu 20. august 30 aastat tagasi tuli Rootsis. Minu vanemad olid mulle kinkinud ülikooli lõpetamise puhul reisi Rootsi. See oli tollel ajal suur asi. Ma mäletan tänase päevani parvlaeva Estonia õhtupufeed, kus kõik naersid, et ma võtsin lõhe kõrvale kartulit. Järgmisel päeval nägin ma Rootsis uudiseid Eestist, kus olid tankid. Ma otsustasin minna kohe koju tagasi. Laev oli tühi, inimesed saatsid kirjakesi Eestisse. Mu sõbrad Rootsis ütlesid, et jää siia. Mina otsustasin koju minna. Estonia jõudis Tallinna sadamasse Nõukogude talvelaevade vahel. Ma sõitsin Tartusse pikki tankikolonni. Ma tulin tagasi Eestisse, kus olid ja on minu jaoks olulised inimesed. Minu jaoks algas 20. august 1991 tegelikult aastal 1988. See oli laulva revolutsiooni aasta. Ma olin just lõpetanud keskkooli. Maailm oli minu jaoks avatud. Enda arust olin jube täiskasvanu. Sõpradega koos käisime läbi kõik selle suve laulupeod. Alo Mattiiseni laulud olid kõik peas. Tegelik 20. august 1991 tuli natuke teistmoodi. Umbes 6 aega tagasi oli sündinud minu esimene poeg, Jüri. See oli teistmoodi suvi. See oli suvi muinasjuttude ja lastelauludega. Eesti Vabariik on minu jaoks kasvanud koos minu lastega, läbinud mudilaspõlve, puberteedi ja riskialti maailma parandamise perioodi. Мост моего детства – это мост в Тарту через реку Эмайоги. Это мост Карсильд. Этот мост значит для меня очень много. 2 стороны реки, самой важной реки для меня. Этот мост символизирует то, что люди могут всегда прийти через него вместе, быть вместе, радоваться вместе, быть вместе в этой среде, где они чувствуют себя хорошо и уверенно. Minu jaoks algavad 30 aasta tagused sündmused aastast 1988. Olin selle aastal juunis ja juulis spordilaagris ning maailmas suhteliselt ära lõigatud. Raadiot ei kuulanud, televiisorit ei vaadanud ja ega ka lehti ei käinud. Kui laagrist tagasi tulime, siis midagi oli läbi kostunud, kuid täielikku ettekujutust, mis Eestis toimunud oli veel arusaamatu. Kõik sinimustvalged lipud lehvisid igal pool. Sinimustvalge lipp oli välja toodud. Ma lugesin tollast ajakirjandusest kõik varasemaid numbrid ja tulevased numbrid, et sellest meeleolust ka osa saada. Kui ma mõtlen sildade peale, siis see seostub ka 30 aasta taguste sündmustega. 30 aastat tagasi ehitati minu kodukanti Kasarile uus sild. See asendas vanad silda, mis 20. sajandi alguses, kui ta valmis, oli väga ambitsioonikas projekt. Ta oli maailma pikim raudbetoon sild, üle 300 meetri ning ka minu lapsepõlves veel räägiti sellest, kuidas Prantsuse insenerid aitasid kaasa selle silla ehitamisele. See sild oli nii kitsas, et 2 autot üksteisest mööda ei mahtunud ning sa pidid alati arvestama, kes tuleb vastu, andma teed ja vajadusel ka ootama. Ma olen väga rahul, et see vana sild on alles, see on korda tehtud, välja valgustatud. Kui ma vaatan seda, sellest mööda sõidan mööda uut silda, see on väga praktiline, kuid suhteliselt isikupäratu, siis see vana sild on minu jaoks kui sümbol, kui monument. Monument üksteise mõistmisele, headele ühendustele, aga loomulikult ka sildade ehitajatele, nii füüsilistele kui mentaalsete sildade ehitajatele. Sillad aitavad meil üksteist paremini kontakti hoida ning üksteisega arvestada. Head pidupäeva! Rõõmsat kooslaulmispidu! Хорошего праздника! Mis sa võiks lava peal siis on? Julia!
Julia, miks sa lava peal oled? Ma olen ju Kreenholmi koorist. Ma pean laval olema. Kohe lavale tulevad koorid. Сейчас на сцену выйдут хоры. Narva eesti keelemaja tandemkoor ja Narva muusikakooli lastekoor. Ja seda ma tean. Seda ma tean, nemad peavadki tulema, aga mis Kreenholmi koorist sa räägid? Это же наш местный хор, который участвовал на первом певческом празднике. Aga sellisel juhul ma tean, mis lugu praegu tuleb. Ta lendab mesipuu poole. Какой мед, какие деревья. Mul on kaasas kiluvõileivad. Mis kiluvõileivad? Ta lendab mesipuu poole oli ju esimese laulupeo mitteametlik hümn. Ausalt. Jah, aga need kiluleivad on sul... No тогда совсем другое дело. On seal, jah? Ja kompot. Ja kompot. Tõesti, vabandust. Ja lendab mesipuu
Laule Narvast on loodud palju, mõned ilmselt juba väga ammu. Да, первые люди начали заселяться на берегах реки Нарвы уже 8000 лет назад. Она была одной из веток пути, из варяг в греки, древнего торгового пути из Скандинавии к странам бассейна Черного моря и даже арабского халифата, по которой викинги везли свои товары. Aga Julia, kas sa Karsten Roodet ka tead? Тот самый отчаянный пират Балтики, которого на службу принял сам Иван Грозный? No just, ja millega tema siis siin tegeles? Охранял проход по реке Нарве для английских торговых судов от шведских и польских пиратов. Piraadid. Küll on ikka hea, et nüüd saab siin promenaadil mõnusasti jalutada ja kalagi püüda. Igati toredasti aega veeta. Ну точно. Tohutu jõud on Narva jõe voogudel. Narva hüdroelektrijaama ehitajad otsustasid siiski panna jõgi voolama nendele vajalikus suunas. Selle ülesande täitmist juhivad ehitusjaoskonna ülem Ivan Aleksandrov ja insener Endel Tarkpea. Nädalaid kestis veevoolu tõkestamine. Jõgi paneb lihtsalt vastu. Ta ei taha alistuda. Kuid tema vastasteks on nõukogude inimesed ja võimas tehnika. Tõkketamm kasvab. Järjest kitsamaks jääb tormiliste voogude tee. Ehitajate tahe jäi peale. 1955. aastal voolab Narva jõgi uues sängis. Протекает, и волшебницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься, или обидой горькой маешься, ты к реке поспеши, все и расскажи. А по камушкам, а по камушкам речка бежит, вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. В речку чистую, серебристую, словно в зеркало смотрятся люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит. Поругает нерадивую, пожалеет несчастливую. А по камушкам речка бежит, вдаль далекую к морю синему, ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Льется реченька, наши реченьки, задушевная и простая. Только вслушайся в эту музыку твоего родного края. А увидишь, если надолго над рекой вспыхнет радуга, чтобы ты не забыл тех, кого любил. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит, вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит.
Pariis, Grand Prix. Mis Grand Prix? Pariis? Me pidime Kreenholmist ju rääkima. Да, Кренгольмская мануфактура в Нарве была одной из самых крупных ткацких мануфактур мира в начале 20 века. В 1900 году продукция мануфактуры выиграла Гран-при Всемирной выставки в Париже. Jah, eks ole Kreenholm olnud nii Narva ilu kui valu. 12 тысяч работников. Их сокращение. Общая скорбь. Кренгольмский мост. Мост, на котором в 1872 году состоялась самая масштабная в истории Российской империи стачка. Во время стачки рабочие требовали увеличить обеденное время с часу до 1,5, начать рабочий день не с 5 утра, а с 5:30, повысить оплату за кусок материала в 50 аршин до 40 копеек. Ja tead, tegelikult ma saan nendest nõudmistest aru, sest kui aus olla, siis meeldib mulle ka hoopis pikem lõunapaus. Ma saan aru sellest tegelikult. Vaata, ma ütlen ausalt, nendest nõudmistest, tead Julia, nendest ma tegelikult, mina saan aru. Mina ei häbene, minule meeldib pikem lõunapaus. Mulle meeldib kohe selline mõnus pikk lõunapaus ja mulle meeldib hommikuti magada kaua. See ei ole mitte praegu mul mingi asi. Selles mõttes, et ka 30 aastat tagasi minule meeldisid pikad hommikud, mis ma üldse tegin. 30 aastat tagasi ma olin armunud. Ты была влюблена? Jah. И вы до сих пор вместе? Kellega? Ну, selle mehega. Ei. Oma meheks, see, kes praegu mul minna. Ei, see temaga me saime aasta hiljem ikka hoopis. See oli hiljem. Mis ketrame nendest meestest siin? Дорогая. Dāragāja, sind jätan ma. Tead sa laulu või? Так это же наши супредки. Mis supredki? Ну, kuule, eesti keeles see кетрама. Прясть, пряжа. В стародавние времена наши мамы, бабушки поздними вечерами пряли, говорили о насущном дне, ну и, конечно же, о наших мужчинах. Muidugi, no meestest tegelikult võib rääkida lõpmatuseni. Ну, kuule, честно говоря, я не помню, откуда я знаю эту песню, но поют ее уже очень давно. 30 aastat kindlasti, jah? Jaa. Ma arvan 30 aastat kindlasti. Mõtted kui palju, jah? Sa mõtlesid sama asja praegu, jah? Palju mehi on maha jäetud selle ajaga? Ära jäetud. Ära jäetud, no ja põhimõtteliselt sama. No ära jäetud ka, jah. Ну, слушай, сколько мужчин было оставлено за это время? Ну, давай. Timofei. Marko Olivai. Ei ole. Tõnu. Andrei. Andrei, sul oli mingi Andrei? Lähme, vaatame. Räägime läbi. Ja. Siis oli see... Вихма саят, как с ведра. Скоро будет Нарва, милый, без ничего, синцев на Арва. Дорогая, сидят Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Дорогая, сидят Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Ты-то я уж не люблю. У меня есть другая, ты мага, встречаюсь я ночью у сарая. Дорогая, семья Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Дорогая, семья Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Ночью, когда по стопку тебя обнимаю, как задучу лягайку, горячо целую. Дорогая, семья Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Дорогая, семья Танмаха, возьму другую, кельпалюраха. Скоро еду в Ленинград. Вы танки здесь мы больше никогда. Менее нам песен, дорогая семья Танмаха.
почему ты плачешь? Ай, ну ксулетуксу, принц, сколько арму хочешь? Дорогая, сидя канмаха, возьму другую, кельпалюраха. Дорогая, сидя канмаха, возьму другую, кельпалюраха. Буду я тебя любить, а никогда и солеву. И с тобою лалати, обещаю, Олла. Дорогая, семья Канмаха, возьму другую, кипалюраха. 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 Narva naised, nad on tublid, targad ja vägevad. Narva naised armastavad ja vahel ka kannatavad. Nad on ilusad ja oskavad ilu teha. Liidia Koidula, meie esimese laulupeo esileedi. Ilma ja ilu otsis siin Narvas temagi. Ilma ja ilu. Северянин, которого называли принцем поэтов, бродил по улочкам Нарва-Ясу, Вайвара, Нарвы в поисках вдохновения. Северянина в Эстонию привела любовь. Jäi sul üle muistsest aust. Narova, rikas liin. Öö laulab lahkunud päeve jõust. Sul sõnumeid veel siin. Kes käsikäes õitsilind seal kaldal viibib, vaik. Ei elades ma jäta sind siin ennem peidupaik. Kes lahutab meil südameid, su riik mu rinnus on. Aeg asju selgub, segaseid. Arm, ajas kasvab õnn. Я грежу Нарвой, милой Нарвой. Я грежу крепостью ее. Я грежу Нарвой тихой, старой. В ней что-то яркое свое. Твоя стремглавая Нарова галопом мчится в Гунгенбург. Косится на тебя сурово завидующий Петербург. В Эстонии красивых мест много, и песен хватает о них. О таллинских башнях, заводах и шахтах, и улочках городских. О городе на реке Нарва я рассказать вам могу. Там тысячи девушек славных, я спеть вам о них хочу. Искренни и нежны, образованы и вежливы, не в Тарту и не в Пярну. Женихи едут только в Нарву, прекрасны и румяны.
румяный, прелестный и желанный. Ни в Таллине, ни в Кохтла-Ярва наилучшие девушки в Нарве. О городе на реке Нарва звучит незабытый вальс о тысячах девушек славных, о женщинах милых, о вас. Искренний и нежный, образованный и вежливый, не в карту и не в пиар, но женихи едут только в Нарву. Прекрасный и румяный, прелестный и желанный, ни в Таллине, ни в Кохтла-Ярва наилучшие девушки в Нарве. Искренний и нежный, образованный и вежливый, не в карту и не в пиар, но женихи едут только в Нарву. Прекрасный и румяный, прелестный и желанный, ни в Таллине, ни в Кохтла-Ярва наилучшие девушки в Нарве. Ни в Таллине, ни в Кохтла-Ярва наилучшие девушки в Нарве. Ни в Таллине, ни в Кохтла-Ярва наилучшие девушки в Нарве. Ma tahaks tõesti näha, kes see laulab. Ma tahaks, aga ei ole. Enam ei ole. Laulis ju. Mina kuulsin. Laulis ju. Kusjuures ma tean see laulu. Ma tean see laulu küll. Aga ma tean seda eesti keeles. Päriselt, ma tean see laulu eesti keeles. Ma ütlen sulle kohe, oota. Raimond Valge. Jah. Narva valss. Ma ütlen sulle, kes laulis ka. Ma tean igasugu asja. See. Oota. Artur Rinne. Raud. Noh. Mul tuleb tants peale mehega. Kas ei ole see õnnelik voorus, mida iialgi südames kaudada noorus. Nende mõtted on siirad ja kaloho ja alati püsti neil peakaloho. Seepärast usu mind, sõbrake armas, võta naine kui võimalik Narvas. Kallis Savekene, see on see sama laul. Jah, räägin. Aga vaata, смотри. Например, Например, наши певцы. От Лепланд. Он же тоже поет свои песни на нескольких языках. Например, Kuula. Ma ütlesin, et vaata, ma mõtlesin, et ta vaata, mina vaatan. Aga see Kuula on, ja ma tean. Anne Veski, ilus inimene. See Pasadi, krutai pavarot, eilne päev. Petlikult, ma tahaks seda laulu täna hästi kuulda, ma nii tahaks, ma tunnen, ma tahaks seda laulu kuulda. Julia, mul tuleb praegu laul peale. Nii, see on välismaa keeles. Sa ära arva, ma oskan igasuguse keeri. Nii, las ma üllatan siin praegu. Tõsmene pitmanuula, tõsmene pitvela, tõsmene Molodova, Summarau, Sumasvela. Дорогая, ты хоть поняла, на каком языке ты спела и о чем? Muidugi. Armastusest laulsin, aga millest muust? Kõik laulud on armastusest. Tead, ma arvan, peaks tegema eestikeelsed sõnad selle laulule. See võiks olla kuidagi niimoodi, vaata, et sina minu maha etsid, sina minu ajasid mulle mingit valevuttu. Hästi head, jah. Пошли запишем, пойдем запишем. Oota, sina minu mõistuse peast ära võtsid, mingid need. No sinna, kus on. Hyvä koti, kaunis koti, kaunis koti. Hyvä koti, kaunis koti, kaunis koti. Kõiti sut vissuta, mutta sutta mehota.
Кити супи сута люта. Пані сола мельта люта. Пані сола мельта люта. Coi visosa, kotti poika polis malta. Kotti poika polis malta. Isä kotti inkiri malta. Isä kotti inkiri malta. Saaremalta. Viina totu Viromalta. Viina totu Viromalta. Pienet saajat Petterissä. Pienet saajat Petterissä. Янка стоит на горе, прилистаю на лизе, Янка сеет кавуны, а я журавлины не зашли, кавуны посохли, камня хлопцы не ходили, камнями подохли. Я на речке грусти была, так на плот повесила, где сердце всего любила, одного потешила. Чего я побегала, я тебе потешу, не плачешь,
Добрый вечер, Нарва, до Терехты Скали Сывры. Ваши аплодисменты нашему замечательному хору. Следующую песню мы споем вместе. Палам Яркмина Лауль, Лауламе Кос. Под сосною, под зеленою спать положите вы меня. Спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Mänikene, saroheline, ära kahise minu kohal. Ära kahise minu kohal. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Красавица, душа девица, полюби же ты меня. Полюби же ты меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Сатана, огромное спасибо. Aitäh. Vot selline hoogne tants, see lööb rinna rõõmsaks ja jala tatsuma. Ну что, подруга, устала уже? Ja что ли? Da nii, et kuigi. Puhata mulle meeldib, tõesti meeldib, aga siin Põhjamaal neid kuurorte ju väga palju võtta ei ole. Aga Narva-Jõesuu? В Гунгербурге отдыхали известные писатели, художники, поэты, композиторы.
Например, Ахматова, Чайковский, ka Vilde ja Douglas Мамин сибиряк, Репин, Шишкин. ja Tammsaare, Miina Härma. Знаешь, Аве, что писатель Фридеберг Дуглас в Нарва-Эссу сочинил свой роман «Маленький Illimar»? Oi, kas Douglas kirjutas väikese Illimari Narva-Jõesuus? Ausalt öeldes ei teadnud ma seda, ei teadnud, aga Miina Härma kohta ma tean, et Gustav Ernesaks nimetas teda meie laulupidude vaimseks vanaemaks. Oota, Julia, kas sina oled muidu Narva-Jõesuus sündinud? Нет, в Нарве, в ноябре. В Narve, в ноябре, nii ilusasti kõlab. Mina olen ka novembris sündinud, aga Pärnus ja novembris muidugi on igal pool Eestimaal tuult ja no Põhjamaal ju elame. Jah, see on meie Põhjamaa. Jah, elame ju Põhjamaal.
näed jah? Palun väga, ma väga hästi mäletan seda. Mina mäletan seda muide. Ma mäletan väga hästi seda. Isegi mina mäletan, isegi mina just kui 30 aastat tagasi, vaata. Väga hästi muide mäletan, väga hästi. Kuigi täna 30 aastat tagasi ma ei olnud Tartus, ma olin Pärnus. Täna 30 aastat tagasi ma olin Pärnus oma vanemate juures Silla tänaval muide. Silla tänaval. See on praegu, nüüd ta ei ole enam Silla tänav, praeguseks ta on muide Johann Voldemar Janseni tänav. Ja, tead miks? No räägi. Sellepärast ongi, et seal elaski Johann Voldemar Jansen koos oma tütre Liidia Koidulaga. See on paar maja, meist on sinna Vana-Pärnu poole. Nagu, tead küll, kus sina olid? Kus mina olin? Jah. Aga 91. aastal ma astusin Tartu Ülikooli esimesse eesti keelena lendu muide. Я жила в такой ужасной общаге, что должна была переехать в гостиницу Тарт. Времена же были. Nagu tõsiselt räägid, jah? Üliõpilane kolis hotelli, vaat nii hästi elati. Juliakene, muide 91. aastal lõpetasin mina Tartu Ülikooli vene filoloogia eriala. Ma olin Lotmani õpilane. Ja muide ma elasin selles samas ühiselamus, et sa teaksid. Pepleri tänaval. Ja, ma tean. Jah, seal. Ja. A tead, mis nime mul tuleb meelde? Хандо Руннели nimi. Я должна была к вступительным экзаменам выучить все стихи Хандо Руннеля. Представляешь? Он навсегда со мной. Muidugi представлю, sa oled maladets ju. Sa oled tubli tüdruk, ma tean. Aga tead, mis mulle jällegi tuleb meelde sellest ajast, et laulud ja laulusõnad, mida ma ei mäleta, et ma oleks üldse kunagi õppinud. Alo Matiiseni laulud. Nad lihtsalt jäid meelde. Ох, подруга. Sõbrannakene. Ei kohtunud Tartus. Ei kohtunud jah, see on kummaline, et me Tartus ei kohtunud. Aga kus me kohtusime? Kus me kohtusime? Где мы встретились с подругой? Narva eesti keele majas. Narva eesti keele majas. Kusjuures sa mäletad? Ma tulin kohvikust, ma tulin koos Irene oli, Pille oli, Anna oli, Eda oli vist Tallinnas, Anneli vist oli ka Tallinnas, ma arvan. Kõik Anneli olid selle Tallinnas, ma arvan. Või olid Võrus, ega ma ei tea täpselt ka. Krismar oli muide õpetajate toas. Mäletad see? Ma tulin ja siis sa tulid sealt teiselt poolt vaata. Oi, kas sina oledki see Ave, keda ma olen ekraanil ainult näinud? Ja, mäletad, hästi vist, jaa, see oli tore.
see õitsi must. Kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsilist. Veel linnupesi Läänemaal võib leida rannaroos. Veel aru annab Harjumaa me rahva sünniloos. Ei taha, ei või, ei saa siin jätta Virumaa. Teab Isamaa, meil tuleb üksteist aidata. Ei ole ükski maa, ei taha, ei saa siin jätta Virumaa. Ei ole jäämis Järvamaa, kel seemne ootel põld on must. Ei peleta meid Pärnumaa, jutt põlislande sinust. Ehk tarkust hoitev Tartumaa teab, mis on mehe meel. Kui kaua suudab Võrumaa end hoida õigel teel. Ei taha, ei või, ei saa siin jätta Virumaa. Teab lootus vaid, teab Isamaa, meil tuleb üksteist aidata. Ei ole ükski maa, ei taha, ei saa siin jätta Virumaa. Kas jääb ka nii, et Mulgimaa elpüledel laseb, kus vaikus valvab Valgamaa on hüüdjatega ühinen, kui puhtaks jäävad Virumaal kõik selge veega allikad, siis alles julgen ütelda, et elan omal maal, et elan omal maal.
Ja nüüd üks Narva oma lugu. Narskie закаты. Дорогие друзья, подпевайте. Над рекой, над реченькой стелется закат. Слышатся задорные голоса девчат. Нарвские закаты, нарвские закаты. Слышатся задорные голоса девчат. Нарвские закаты, нарвские закаты. Слышатся задорные голоса девчат. Ой, несмелый, миленький, что же ты молчишь? Что ж ты, сердце девичье, трепетно стучишь? Нарвские закаты, нарвские закаты. Что ж ты, сердце девичье, трепетно стучишь? Нарвские закаты, нарвские закаты. Что ж ты, сердце девичье, трепетно стучишь? Помнишь, как нечаянно, словно невдомек, солнышко назначила свадебный денек? Нарвские закаты, нарвские закаты. Солнышко назначила свадебный денек. Нарвские закаты, нарвские закаты. Солнышко назначила свадебный денек. Не смолкают вечером голоса девчат. На скамейках маминых дочери сидят. Нарвские закаты, нарвские закаты. На скамейках маминых дочери сидят. Нарвские закаты, нарвские закаты. На скамейках маминых дочери сидят. Над рекой, над реченькой стелится закат. Слышатся задорные голоса девчат. Все вместе. Нарвские закаты, нарвские закаты. Слышатся задорные голоса девчат. Нарвские закаты, нарвские закаты. Слышатся задорные голоса девчат. Armsad kooslaulmispeolised, уважаемые нарвитяне, kallid külalised. Hea meel on
Hea meel on, et tänasel meie kooslaulmispeol on koos meiega laulnud ka Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott. Palume lahkesti lavale. Head peolised, kooslaulmispeo korraldajad, armas Eesti rahvas. Mul on väga suur au olla täna siin Narvas, et tähistada koos teie kõigiga Eesti iseseisvumise taastamise 30. aastapäeva. See on oluline tähtpäev meie riigi ja rahva ajaloos. 30 aastat tagasi, 20. augustil 1991. aastal võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Taastati riik, mis oli välja kuulutatud 24. veebruaril 1918. aastal. Täna, osaledes siin piirilinnas Narvas erinevaid kultuure ja keeli ühendaval kooslaulmispeol, mõtlen südamesoojusega sillale erinevate rahvuste ja riikide vahel, laulukaarele Tallinna lauluväljakul ja muusikasillale täna siin, Narva Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks rajatud pargis. Seda võib nimetada ka rahvaste pargiks, sest siia on rajatud Eestimaa rahvuste salu, kus 37 erinevat rahvuspuud sümboliseerivad Eestis elavaid suurimaid rahvusgruppe. Soovin väga, et meil kõigil oleks südames ja meeltes armastus laulu ja muusikasildade vastu, sest muusika ühendab ja liidab meid üksteisega. 1,5 sajandit tagasi rahvusliku liikumise ajal laulsime end ühtseks Eesti rahvaks, mis viis meid omariikluse loomiseni. Enam kui 100 aastat tagasi, 30 aasta eest laulsime me end vabaks helgemasse tulevikku. Tänase peo juhtlause on erilise tähendusega. Legendi järgi korraldati kunagi keelte kaunidusvõistlus, kus eesti keel võitis auväärse teise koha järgmise lausega. Sõida tasa üle silla. Vene keeles kõlab see Baezhai tihonka tšeres most. Minu kodukandis Võrumaal kõlab see nii. Sõida tassa üle silla. Sild on miski, mis ühendab erinevaid pooli, kaldaid, aga ka inimesi, arvamusi, hoiakuid, minevikku ja tulevikku. Sõprade ja koosolemise jaoks tuleb leida aega ja tunda koosolemise võlu ja kohtumisrõõmu. Armsad peolised, läbi laulu suudame me mõista keele ilu. Läbi selle ilu, muusika ja kunsti suudame mõista teineteist. Kui me mõistame teineteist, siis saame alati koos edasi minna, üksmeeles ja koostöös. Koos lauldes oleme täna siin jaganud oma mõtteid ja tundeid, lasknud kõlada erinevatel keeltel ja muusikal, mis meid ühendab. Soovin teile kõigile ilusat Eesti 30. taasiseseisvumispäeva. Palju õnne Eestile! Elagu Eesti! Aitäh, hea kultuuriminister. Tahaksin siiski rääkida ka eesti keelest ja tähestikust. Näiteks võtame i-täht. Mis oleks i-täht ilma selle täpita? Teate, seal i-täht, täpp käib peal. Peab olema. See täpp on see kõige õigem asi, mis selle i teeb just selleks õigeks. Täpselt samasugune lugu on Integratsiooni Sihtasutusega. Jah, Irene Käosaar on see, kes teeb selle kõik päriseks. Ole hea, Irene Käosaar, ole toodetud lavale. Armsad sõbrad, head narvakad
head külalised, austatud kultuuriminister. Tänase peo märksõnaks on sillad, laulmine ja koos. Дорогие нарвитяне, дорогие гости, дорогие все, кто сюда сегодня собрались. Сегодняшние слова сегодняшнего вечера – это мосты, песня и вместе. Me oleme siin kuulnud juba päris mitmeid keeli. Eesti keel, vene keel, ukraina keel, ingeri soomlased on meile laulnud. Meil on olnud erinevaid keeli siin laval ja lava taga. Me oleme uhked selle üle, et Narva on väga paljude keelte ja väga paljude kultuuride linn. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. sünnipäev on meie kõigi pidupäev. Me saame kõik siin rõõmustada selle päeva üle. Ma olen uhke, et siin oli Alo Mattiisen, et me laulsime koos Alo Mattiiseni laule, neid laule, mis on olnud väga olulised Eesti jaoks ja Eesti taasiseseisvumise jaoks. Здесь, на сцене и за сценой, сегодня уже прозвучало много разных языков. Это русский язык, украинский, эстонский, конечно. Я очень ценю это, уважаю и очень-очень горда, что в Нарве звучат многие языки, и что это наша каждодневная нормальность, что мы говорим на разных языках. Aitäh teile kõigile, et olete täna siia tulnud ja meiega koos laulate. Aga ma ei saa ikkagi jätta veel ühte laulu sisse laulmata. See on nii oluline, ma tahan laulda teiega koos veel ühe laulu. Kord sinu suust tahan kuulda ma, kas päikese kätte sa said või seda õnne, mis lood. Seda
peolised. Head peolised, meie tänane koos laulmine on jõudnud sellesse hetke, kus ma tunnen, mul on väga imelik siin üksi olla ja ma tahaksin siia paluda oma kalli kolleegi Julia, kellega ma olen täna ometigi siin kogu aeg koos olnud. No, kui sul on selline sõbranna Narvas, sinu kolleeg, siis on ikka koos tore olla. Ma oleks nagu külaline, aga ma tunnen täitsa ennast juba nagu natukene, vaata, mul suu on ka Narva punast värvi juba ja kõik on. Aga siin me nüüd siis kahekesi oleme selleks, et paluda siia lavale meie tänase koos laulmispeo eestvedaja. Ma arvan, nii võib öelda küll, ta on eest vedanud või vedanud, kuhu on vedanud, tal on vedanud. Ja, ему вообще повезло. Повезло. Ta. Ja uveerenna. Teeme väikese, võib-olla sellise tähelepanu avalduse ka. Krismar Rosin, ole hea, tule palun lavale. Krismar Rosin on teel lavale. Siin ta on. Aplaus, need on meie peo. Спасибо. Я очень скромно, поэтому я принес Анна Фарафанова, директор Дома эстонского языка, и она тоже была eestvedaja. Спасибо для интеграционной статус Irene, кто еще? Анна, Юлия, наша постановщик Ave. Кто еще? Live-agentuur, Alo, Kaili, Marina Kosolapov, где-то, пожалуйста, сюда. Оливер сюда, Индра сюда. Аплодисменто. Светлана Войтенко, Beatrice. Deniss Polubojarov, Aljona Movko-Mägi, tule siia, sul on väga ilusad visuaalid. Alo Puustaka lavale, palun. Ja palume ka Piret Hartmani Kultuuriministeeriumi poolt ka lavale. Ilma Kultuuriministeeriumita see ei juhtu ka. Irene Käosaar, ka Integratsiooni Sihtasutuse juhataja. Nii, ma ei tea, здесь есть Алла Матвеева, руководитель сводных хоров Дома народов. Есть, нету? Нету, наверное. Kutsuga. Ja me täname ka tänast bändi Triin Sarap, Pille Riterei, Roland Jairus ja Janno Tomingas.
Аплодисменты нашему дорогому хору, тандемному хору, где ученики изучают эстонский и русский язык вместе. И это хор Дома эстонского языка. Они молодые, но уже очень большие профессионалы. Браво! Ja ilm on lauldud ilusaks, inimestest rääkimata. Siin me pidama ei jää. Laulame edasi, püsime terved taas kohtumisteni koos laulmisteni. Aitäh!